Tšau kõikidele skorpionitele, kindlasti visake videole ikka pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame üle, mis on tulemas siin skorpionile mai alguses suhetes ja armastuses. Ossa ja päris kiirelt ja tundub, et on siin ka lisakaart täiesti olemas. Ehk siis tuleb meil tänase lugemise esimene lisakaart siis välja skorpioni tähtkujule. Muidugi tuli siit veel palju huvitavat ja esimese kaardina on siin skorpionil väljas mõõkade 4. Muidugi mõõkade 4 on nüüd natukene siuke aja mahavõtmise kaart või puhkamise kaart. Võib siin tähendada natukene stressi või ärevust. Muidugi see kaart võib ka öelda siin seda, et olete teistele inimestele liiga palju enda energiat välja andnud ja tänu sellele peaksite siis tõmbama ennast tagasi või pühendama rohkem aega iseendale. Aga samas see kaart ütleb, et teil on siin ka võimalus vabaneda mingist murest või hirmust või midagi taolist. Et võimalusi siin on, aga pigem siis üritage pühendada rohkem aega endale või puhata siis. Samas aga teise kaardina on siin kohe väljas sauade 3 ja sauade 3 tegelikult väga puhata ei lase, sest sauad on alati aktiivsed, loovad ja kirglikud kaardid, et need on sellised tegutsemise kaardid. Muidugi see sauade 3 on nüüd mingi uue tee alguse kaart, et võib-olla peale siin mingit puhkeaega või mingit aja endale pühendamist võib teil alata täiesti mingi uus teekond ja see võib olla siuke hästi aktiivne, kirglik ja loov teekond siis. Samas sauade 3, kuna ta on hea ettenägelikkuse kaart, siis see kaart ütlebki, et kui te ise tegutsete, siis teie enda sisetunne juhatab teid siin mingite õigete otsuste või lahendusteni. Et selles mõttes väga hea nagu energia. Ja muideks kohe sellele järgi annan siis välja ka sauade 7, et on neid sauasid siin veel tulemas ja sauade 7 on pigem siis nagu selline kaart, mis ütleb, et te peate jääma endale ja enda põhimõtetele nagu kindlaks. Ja ta ütleb, et tegutsege kindlameelselt edasi, ärge laske teistel inimestel liigselt ennast nagu mõjutada või ennast enda teekonnalt kõrvale lükata. Et see sauade 7 negatiivse poole pealt võib tähendada nagu seda, et keegi üritab teile meelega halba nõu anda või meelega nagu suunata teid valele teele, midagi taolist. Et pigem jääge endale kindlaks, usaldage siin enda sisetunnet kõige rohkem, sest teil on siin sauade 3 ka kohe ees, mis on väga hea siuke mentaalne energia, just siuke nagu teie enda selgus, et ei tasu usaldada teisi liigselt. Muidugi nüüd on siin teise rea alustuseks anda kohe välja ka sauade 6. Ehk siis meil on olemas siin nii sauade 6 kui sauade 7 ja see tähendab siis sauade aspektis arengut ja sauad on aktiivsed, loovad, kirglikud. Ehk siis aktiivsed, loovad või kirglikud arengud võivad siin peatselt skorpionitelt toimuda. Sauade 6 muidugi on siuke hästi hea nagu saavutuste kaart või sellest arost siin siuke nagu lavavalguse kaart, et projektorid paistavad siin peale inimesele, võib see tähendada mingit siukest tuntust või kuulsust, ma ei tea, midagi võite siin saavutada igal juhul ja tegemist võib olla siis siukse mingi loova asjaga, aga samas võib ka olla siuke mingi spordivärk, aktiivsus, eks ju, selle sauaga, aga midagi, mida te teete võib-olla ka kirega, eks ju. Muideks on jah, siuke väga hea nagu konkurentsile ärapaneku kaart ka. Et kui teie olukorras peaksin olema nagu konkurentsi, et see sauade 7 negatiivse poole pealt on veits ikka konkurentsi kaart, et keegi üritab meelega halba nõu anda või teilt kõrvale teid lükata, eks ju. Et siis tegelikult see sauade 6 ütleb, et teie tulete olukorrast välja võitjana. Ehk igal juhul hästi positiivne energia, aga ongi siin need sauad nagu, et hästi aktiivne, hästi loov, hästi kirglik. Et igal juhul on teil vaja siin nagu tegutseda ja siis tulevad ka tulemused. Muidugi nüüd järgmise kaardina on siit aga välja anda siis skorpionitele müntide kuningas. Ja müntide kuningas kindlasti räägib siuksest stabiilsest, turvalisest isikust, hästi usaldusväärne peaks ka olema. Muidugi mündid näitavad nüüd siukest jõukust, rikkust, samas ka küllust, viljakuse puhul ka siis rasedust, eks ju, või siis mingit head õnne. Et kui te tunnete ennast selles energias ära, võib see olla teie energia, võite te alles saavutada selle energia, aga kindlasti see võib siis paljude jaoks olla ka siuke kas partneri, austaja või mingi lähedase isiku energiakaart. Sellisel juhul peaks olema siuke nagu heal järjel olev austaja või usaldusväärne austaja või partner või siis tõesti mingi lähedane inimene. Et väga hea energia, küll nüüd aga eelviimase kaardina on siit välja tulemas rippuv mees või poodu.
ja see kaart nüüd tegelikult on siin suhteliselt oluline teie lugemises, skorpionid, sest see on niisugune natukene segadustunde kaart või emotsionaalsuse kaart, et kindlasti siin rippuv mees või pood ütleb, et kui te tunnete ennast nagu emotsionaalsena või kurvana või kurjana, siis kindlasti see ei ole õige hetk võtmaks vastu siin mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid. Et see kaart võib öelda, et siin on mingid justkui olukorrad teie suunas tulemas ja võib-olla ka mingid mured või probleemid, aga see kaart ütleb, et ärge laske sellest ennast heidutada või ärge pange liigselt palju nagu tähele mingit sigimist, sagimist, mis teie ümber toimub. Et see kaart soovitab mitte liigselt kiirustada ja teha siis mingeid läbimõeldud otsuseid või valikuid. Et ma ei tea, mis siin täpselt teil võib olla midagi seoses emotsioonidega, aga noh, keegi võib siin emotsioonidega mängida ka siis, sest see sauade seitsmes natuke ikka on niisugune energia, et keegi üritab siin meelega mingit halba nõu anda või midagi sellist. Ja tõesti, vau, viimase kaardina, lisakaardina on siin skorpionil väljas müntide 5 ja kindlasti nüüd rahaasjades peate olema ettevaatlik, et väga võimalik, et te olete siin midagi saavutanud selle sauade 6-ga ja saavutanud siis ka võib-olla selle müntide kuninga energia ja keegi võib siin üritada nagu petta, valetada, varastada, kavaldada justkui, et see müntide 5 on niisugune materiaalsete probleemide kaart või puudustunde kaart või hüljatustunde kaart. Ja noh, sellega võib-olla siin siis tasub jah nendes rahaasjades ettevaatlik olla. Samas ma arvan, et kui te olete nagu ettevaatlik ja teete siin hästi nagu läbimõeldud otsuseid või valikuid selle rippuva mehe või pooduga, siis teil on võimalik justkui siis vältida seda olukorda ja võib-olla sellepärast siin on ka see sauade 6, et te tuletegi välja sellest olukorrast nagu võitjana ja samas siis ka see sauade 3 võib sisetundega justkui öelda teile ära, et kui midagi kahtlast siin toimub, et tajute ära, siis spirituaalne energia muidugi sauade 7 on ka olemas, et igatpidi on siin head võimalused skorpionite jaoks. Tasub olla natukene ettevaatlik, aga kindlasti, kuna siin on hästi palju sauasid, siis ikkagi tasub tegutseda ka edasi ja läbi selle tulevad ka lahendused. Skorpionid, see oli siis selleks korraks teie suhted armastuslugemine. Kindlasti visake pöidlanupu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib ikkagi liituda peregrupiga ning muidugi võite jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.